Pärnu bussijuhid kardavad, et linn ei taga neile väärikat palka. Kuna juhte on niigi vähe, tuldi oma muret avaldama bussijaama. Transpordiametiühing ning Autoettevõtete Liit on sõlminud laiendatud sektori leppe, mille järgi on bussijuhtide töötasu alammäär ning töö- ja puhkeaja tingimused kõigile vedajatele kohustuslikud. Kuid vaatamata korduvatele ettepanekutele ei ole hankija olnud valmis sätestama hanke tingimustes selgesõnalist nõuet selle sektori leppe järgimiseks. Välja tuldi täna nende punktide pärast, mis hankeleppesse kirja pole läinud. Pigem on seal põhjus tänasel kohalolekul see, et mis seal kirjas ei ole. Ja kirjas ei olegi viidet üldtöö kokkuleppele, kus ongi sätestatud bussijuhtide töötasu, töö- ja puhkeajad ehk oleksid ühetaolised konkurentsitingimused kõigile vedajatele. Et kuna seda nüüd sätestatud seal ei ole, siis ongi Transpordiametiühingu bussijuhid Pärnus nüüd välja tulnud, et sellele nüüd tähelepanu juhtida ja nõuda, et see siis sätestatakse hanke tingimustes ikkagi. Me oleme kokku leppinud bussijuhtidele juba aastakümneid sektorilepingu palka ja antud hetkel ei ole sellesse Pärnu hankesse sisse kirjutatud, et seda peaks nagu jälgima. Et meie sõnum on see, et me igal juhul bussijuhtidena tahame seda palka saada, mis meil on kokku lepitud. Ja ühistranspordikeskus peaks seda hanket korraldama niimoodi, et oleks kõikidele hankel osajatele, tööandjatele ühiselt arusaadav, et seda palka tuleks bussijuhtidele maksta, mis on siis nagu sektori lepingus kinnitatud. Täna jääb selline mulje, et võib tulla hankele ja sellest mitte kinni pidada. Kuid Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhi sõnul pole tänase piketi sisu arusaadav. Üldtöökokkulepe, mis reguleerib siis bussijuhtide töötasu, on seaduse alusel laiendatud kogu Eesti avaliku liiniveosektorile ja selle tõttu peavad kõik pakkujad meie hankes sellega ka arvestama. Ja selle tõttu ma pigem loen, et ETA ja Autoliidu pöördumine on suunatud eelkõige vedajatele, et nad ei võtaks selliseid riske, kus nad sooviksid siis väiksema töötasuga siis hakkama saada ja selle tõttu siis madalamat hinda kehtestada. Kõik, mis on seaduses kirjas, seda tuleb ka täita ja ka meie hankekomisjon kindlasti jälgib seda. Oma pöördumises palusid sektori leppe sõlminud osapooled Pärnu linnavalitsusel ja Pärnumaa ühistranspordikeskusel seista selle eest, et hanke tingimustes oleks selge sõnaliselt nõutud bussijuhtide töötasu alammäära järgimine ning 4-poolse kohtumise korraldamist Pärnu linna, Pärnumaa ühistranspordikeskuse, Autoettevõtete Liidu ja Transpordiametiühingu vahel, et probleemi tausta täpsemalt selgitada ja ühiselt lahendused leida.